tere! Mina olen Tartu Ülikooli etnoloog ja esimest korda sattusin ma Neenetsite juurde juba 1990. aastal, siis ma olin vist, see oli esimese kursuse lõpus juba, et koos sõber Indrek Pargiga me igal kooli vaheajal siis ülikoolis ajalugu õppides üritasime Siberis käia. Esimene kord me hakkasime ka Neenetsite juurde minema, aga kuna see ettevalmistus oli nõrgapoolne, siis me saime alles seal Peterburis või tolleks Leningradis teada, et siin on vaja piiritsooni luba ja siis me sattusime Mainside juurde, mis oli ka väga tore. Aga Jamali poolsaarele, kus ma siis hiljem tegin mitmel korral välitöid, sattusime esimest korda 1991. aasta talvel jällegi koos sõber Indrek Pargiga ja sellest moosiriiulist või An2-st maha astudes, mis siis vedas põhjapõtradele soolakotte ja mille tõttu me saime ka siis kaugel metsatundrus olevate põhjapõdra kasvatajate juurde lennata. Kui me sealt maha astusime, siis ma sain aru, et see on see koht, kuhu oled kogu aeg tahtnud tulla, et selline klassikaline, eksootiline põliselanike maailm, et püstkojad, nende põhjapõdra nahkadega kaetud, põdrakarjad seal lähedal, inimesed, koerad, lapsed mängivad ja see 2 nädalat, mis me seal veetsime, see oli tõesti selline väga oluline kogemus ja siis, kui ma 96. aastal pidin otsustama, et mida ma tahaks magistratuuris teha või mis teemal uurimistööd teha, siis mõtlesin, et midagi Neenetsitest, ega mul rohkem mingit selget aimdust ei olnud, aga suur tahtmine oli minna sinna Jamalile tagasi. Ja sinna ma ka läksin ja pärast seda ma seal käisin korduvalt. Ja 1999. aastal läksin ma 3 kuuks Jamali Neenetsite juurde, ikka sinna samasse Jarssalee Sovhoosi 7. brigaadi, kuhu me olime Indrek Pargiga juba 1991. aastal kogemata sattunud ja kus ma siis kõik oma välitöid tegin. Ja 1999. aastal oli minu jaoks eriline see, et ma olin läbinud 3-kuulised filmikursused Pariisis ja ma olin saanud Kultuurkapitali abiga endale väikse võttetehnika, kaasa arvatud päikesepaneeli, millega oli võimalik siis tundras kaamera akusi laadida. Ja 3 kuu jooksul ma filmisin täis 15 tundi videokassette. Tegelikult ma filmisin rohkem, sest kuskil poole peal, siis kui ma hakkasin juba aduma, et mida ma teen üldse ja kuidas see filmimine välja peaks nägema, siis olid juba enamus kassette täis, nii ma pidin hakkama seda materjali üle lindistama, mis oli päris keeruline tegevus. Aga selle välitöö ja filmitöö tulemusena siis valmis 2000. aastal film pealkirjaga Brigaad, mida võib-olla mõned on teist ka näinud. Ja see on selline klassikaline tunniajaline etnograafiline film, mis püüab siis kokku võtta seda, et kuidas need Neenetsid elavad ja milline see nende maailm välja näeb ja mida nad teevad ja nii edasi ja nii edasi. Aga tegelikult juba 1999. aastal filmides ma mõtlesin selle peale, et tegelikult tahaks teha terve seeria filme, kus iga film keskenduks mingisugusele kindlale teemale. Aga ma muidugi unustasin slaide näidata, et siin on siis üks laagripilt ja need, kes siin on nüüd näha ka täpselt, kus see Jamali poolsaar asub, kus ma välitöid tegin ja see 7. brigaad siis, see oli küll 1999. aastal, ma arvan 1996. aastal tehtud pilte,
et noh, siin ma olen ka ise peal, see on üks neist mitmest perekonnast, kes seal brigaadis elasid. Ja noh, nagu tavaline välitööde tegemisel kiputakse ikkagi uurima neid, kelle eludel on võib-olla etnoloogil lihtsam juurde pääseda ja isegi tähtsam on see, et kellega on kõige põnevam koostööd teha ja just vastastikku peaks olema nagu kuidagi viljastav ja ka selles suhtes mõnus. Ja minu põhilised siis kaastöölised neenetsite seas olid minu enda vanused noored mehed, kes olid karjused. Ja nendega ma siis veetsin põhilisema aja ja käisin nendega koos siis karjavalves. Aga veel paar sõna sellest Jamali poolsaarest, pikk poolsaar, mis Obi-Suudmest läheb siis sinna Karamereni välja. Ja siin need jooned, mis te näete, on erinevate brigaadide, sama Jarssalee Sovhoosi erinevate brigaadide rännumarsruudide. Ja noh, need brigaadide hulk erineb, aga kui mina olin seal, oli neid 22, 99. aastal, kui ma filmisin. Ja nagu näha, need on päris pikad, nii et kokku brigaad võib kuni 1500 kilomeetrit aastas rännata pidevalt ühest kohast teise aasta ringi ja noh, suvel näeb see rändamine selline välja. No see kaart on nüüd tõhtud mõnevõrra hilisemast ajast, aga siin on nüüd näha seda, et mida võib-olla ka mina 99. aastal ei märganud nii palju, need on nüüd rohelised on siis naftaväljad, ehk siin Hanты-Mansiski piirkond, Surgut ja nii edasi on hästi naftarikas koht. Punased laigud on siis maagaas ja nagu näete, Jamali poolsaarel on ka päris suured maagaasivarud ja tegelikult see kurikuulus Nord Stream Euroopasse pumpaski Jamalilt päritud gaasi. Ja 99. aastal seda kõike veel seal väga arendatud ei olnud, oli teada, et maagaasivaardlad on ja me ka sattusime erinevad osade puurtornide juurde, mis olid maha jäetud, mis olid nagu nii-öelda gaasiluureks püstitatud kunagi, aga ütleme, noh, etteruttavalt öeldes see praegune Jamali neenetsite elu on päris palju muutunud tänu sellele, et seal alates 2008. aastast läks lahti suurem selline tööstuslik pööre. Need gaasimaardlad võeti järjest rohkem kasutusele, ehitati raudteed, maanteed, kõik sellised asjad, mis ja noh, kõik mobiilside ja nii edasi, nii et see elu, mida mina 99. aastal seal filmisin, seda sellisel kujul praegu kuulu järgi seal väga ei eksisteeri, kuigi see põhiline eluviis on ikka sama. Lihtsalt on mingid teatud aspektid muutunud. Ja nüüd tulles tagasi selle jutu juurde, kus mul pooleli jäi, et tahtsin teha neid filme ja see lükkus kogu aeg edasi. Ühelt poolt oli keeruline selle töö elluviimine selle poolest, et minu neenetsi keeleoskus oli väga rudimentaalne, siis kui ma seal olin, et ma sain aru umbes, millest nad räägivad ja kui pereema saatis mind puid tooma või kutsus sööma või noh, selline köögikeel. Aga see põhiline, millest karjused rääkisid ja keerulised tekstid, et selleks mul oli vaja tõlget ja no see kõik võttis aega. Ja ka endal olid muid projekte, nii et nagu ikka paljud head asjad said ka alguse, mitte ainult halvad asjad, head asjad said alguse tänu COVID epideemiale, ka mina siis sain aru, et mõnda aega ei pääse enam uusi filmiprojekte tegema ja mõistlikuks ammune plaan ellu viia. Ja siis ma hakkasin tegema ja noh, nüüd muidugi on see Siberi suletus juba päris pikaks veninud ja ei tea kaua ta kestab.
aga lõppkokkuvõttes siis eelmise aasta septembrikuuks õnnestus need esimesed 17 filmi valmis teha, 8 filmi on veel võimalik sellest materjalist teha. Ja siin on nagu näha siis need filmide pealkirjad ja see kogupikkus, et üle 9 tunni on filmide kogupikkus. Need on nüüd siis monteeritud ja ära tõlgitud. Ja ma mõtlen, et võib-olla sellest Neenetsite elust ma isegi rohkem ei räägiks, sest et filmides, mida te nüüd näete või filmi katketes on seda võib-olla sellest palju selgem aru saada kui minu jutu järgi. Aga ma näiteks kõigepealt ühe, jah. Nabarituaal, mis? See on see, et umbes 2 nädalat pärast lapse sündi, kui nii-öelda see naba ära kukub emal, siis, või lapsel, vabandust, et siis tehakse ohverdusriitus ja nii-öelda tapetakse üks vasikas ja oleneb siis lapse soost ka vasikasugu vastav sellele ja siis süüakse koos, toorest liha juuakse verd ja toidetakse siis selliseid kaitsevaime, perekaitsevaime. Aga seda ma täna ei näita, ma näitasin kunagi seda või seal Polaarfoorumil ja siis ma sain aru, et tänapäeval on väga keeruline näidata asju, kus on veri, kas või loomade nagu selline tapmine, mis on nende elu igapäeva osa, nad ei saaks muidu süüa. Et täna verd ei tohiks olla siin, et siis teate, et lihtsalt, et see on läinud natuke tundlikuks. See sõltub vist seltskonnast. Ja, aga lihtsalt, et ma olen seda juba Tallinnas näidanud, ma sellepärast ei saa seda näidata. Aga hoiunarta ka veel võib-olla selle kohta. No see on see, et neil on talvevarustus ja suvevarustus ja siis jäetakse nartad siis, kui nad liiguvad siis kevadel põhja poole, jäetakse keset tundrat, siis talvevarustus laetakse nartade peale ja võetakse siis neid eesootavad suvenartad lahti. Ja nii-öelda vahetatakse varustust, kõik püstkoja katted, ka nartad on teised, narta on see saan, millega nad sõidavad ja mille peal nad oma asju veavad. Ja see film räägib sellest, kuidas nad siis revideerivad oma nii-öelda suve nartasi lahti ja pakivad talvevarustust ära. Aga ma neid nartasid ei valva keegi? Ei valva, et selles suhtes, et seal on ka mingid toiduained igaks juhuks ja nii edasi, et see on siis nagu, vaataks selle 10-minutise filmi tervikust ära, et see on siis, kõik filmid näevad umbes samamoodi välja, algavad samamoodi.
Антон 해시. 아니면 그럼 나 얼른 돼. Антон 나. 그러나. 민지는 괜찮아. 예, 다르시 뭐 하는 건 아니야. 나 얼른. 대신 하는 거 아니야. 민지는 살아. Arab coba ketemu itu. Ibrahim Dara. Diratan. Bukan agar mana nih itu. Urfan, macam. Urfan macam. Mau dia kan? Ya. Anton yuk. Anton temne. Macam tem. Nuwa. Coba ini. Udah tuh enam nih. Udah ruas ya? Udah dari tahu ada Anton. Udah dari tahu ada. Prokan. Udah ini nih. Ada tapi berterima. Hop. Pak. Mau ya tuh. Hai, urban berat. Taruh aja, masih. Kau kebukit dong. Haruslah deh, ya makan ya. Ya saya kau dengar. Bisa cuci. Saya kau dengar. Jadi ini mati. Urfan, jadi ini mau ya? Ini mati. Ya udah ini mati. Siapa sih kau kena? Iya pak. Ya mas. Jadi anu pak. Hari kau kerja ni macam. Cikgu ini kan ada. Ya udah ada nih. Anton mas. Ya mas. Oh, Ruslan ngasih tuh apa? Mas ya. Tahu mati. Jika ni akan tu barang apa? Salam ada. Ruslan dulu. Tak sama. Kau yang mau kiri. Ron tu preacher. Akte terufan. Saya itu. Saya pahamin. Kita kan rengayo kan? Selesai. Ngerti tak? Tahu tak? Tahu mu? Я продрессирован. Главный судья по тройному прыжку. Прокопий. Масарика. Толик. Масарика. Сандрана. Тайку. Ана. Сандрана. Торбани. Ику ма. Прокрия. Мальчик табирада. Антон Верадик. Мальчик. Четыре грамм. Орфан тла. Потом санара. Нартна. Мальчик Верадик. Лаченин. Темна. Масарика. Канай сандрана. Mana? Taiku. Teremti. Ya, kamu pun nih. Ya, kamu pun hamur nih. Dong. Tuh. Anu poin. Ya, lu. Nggak aku cuma hero aku lah. Ari. Oh. Hana. Terus na. Anton tewat. Anu poin. Go, lari nggak nahi kawan. Malcar herde. Yalla. Tolik beres di kawan. Ursa şurada da şu. Malcar tala. Yana. Aku kan sama malcar. Prokobi. Ada, benar benar. Malcar. Kita udah buat. Herde apa? Apa ini? Bisa. Anu baik. Oke, еще раз. Anu baik. Finon sih herde bawa dia tuh. Фон. Хевена. Oke, еще раз. Он поэтому один сон перегорел. Finon sih itu kan yang Ох, отпер садинга выйди. Еще раз. Kita harus sabar lagi. Lona padarin bayar, berkuapin dah. Nih tu orang hari. Пойди. Sono cukup. Tahu kau di mana? О, все. Стоп. Permas ni. Перу пойди. Jangan tidak. Nonton permas tu. Cukup aja.
Mas kersang ya hang. Tal jur kono mitya da. Arwa. Внимание, марш на эксперимент. И приготовились. Внимание, марш. Куда? Төргө да. Уахна. Арпай. Я на дороге мы нагамди. Сурьярин да нава. Сетрин яри бар. Пойди. Пойди. Еще. Лопатки нету, лопатки нету. Лопатка рыгуа. Ду. Капи. 1-0. 1-0. Анне будет. Ага. Прокоп, ача. Ду. Как она? Капи. Еще раз. Ну. Открято. 2-0. Счет до 5. Ага. Чотр да пяти. Ой, все, 3-0, мастер. Прокопий, какой был это мука? Муккану аннуа. Мери гули купя. Лева, он надо хочет с тобой перетягиваться. Мертюк надо. Атак. Ай, наверх клуб. Тигр калгай. Ярко берта, брока не такой не ярко. Тонна. Пишем темное. Андо. Так. Антон, Есть, первый есть брусок. туко машин кинга. Так вы мы. Антон ये तो कृष्ण तो होता था वो मस तो वो तो मास हुआ Нормально я накидал. О, сова. так тюрмал ярко муну а рекорд Копи, Леня, бян дарди. Тартри андам это вот. Давай. Вот полу так. Так, прям ярко вино. Ой, Юго, первая попытка нету. Первый нету. Давай. Стан. Мира. Второй нету. Второй попытка в Копе нету. Вот, попадание, Лёня. Куда такая? Куда она?
et kõik need 17 filmi on samamoodi üles ehitatud, et on see animeeritud kaart algul, konteksti loov tekst ja siis iga konkreetne film on siis sisse juhatatud väikse selgitava tekstiga. Et ja ma näitasin seda filmi sellepärast, et see on üks kõige lühem film selles seerias. Et nüüd järgnevalt ma näitan lihtsalt lõike teistest filmidest, ma ei ole midagi monteerinud, valin välja mingi lõigu ja et lihtsalt siin saaks mitut erinevat filmi teile tutvustada või õigemini siis mitut erinevat nende igapäevaelu aspekti teile näidata. Millist rahvuslikku sporti tüdrukud võiksid harrastada? Nemad ei harrasta nii minu teada sport. Nüüd on muidugi võib ka olla muutunud see, et ma tean, mõned tüdrukud sõidavad põhjapõtradega ka võistlustel. See on kõige olulisem spordiala, mida nad kõik tahavad harrastada ja võistlustest osa võtta, kus siis kihutatakse lihtsalt võidu. Kas võistlusi korraldatakse Salehardis? Jarssalees ja ka Salehardis ja tegelikult see võib minna välja kuskil peaaegu professionaalsele tasandile, kus on rahvusvahelised nii-öelda põliselanike, põhjaalade põliselanike võistlused, kus ka saamid ja inuitid osalevad mingitel aladel. Et kus on numbrimärgid ja suured auhinnad ja selles suhtes, et see on päris, need spordivõistlused on päris hästi põnevad ja hästi suur sart, nagu oleks päris professionaalsetel võistlustel, kus on kaasaelajad ja nii edasi. Aga te nägite siis ühte võimalikku karjaootamise viisi ja see karja ootamine on nagu igapäevane tegevus selles mõttes, et selleks, et üldse saaks mingeid tööülesandeid täita või kuhugile sõita või ka rännata, on vaja põhjapõdrad kokku koguda, nad laagrisse viia ja nende seast siis välja valida loomad, mis rakendatakse sinna nartade või saanide ette. Ja siin on nüüd siis üks lõik filmist Sõidupõtrade valimine. Ja see on siis tegelikult see moment, kus põhjapõdrad tulevad laagri juurde. Nad tavaliselt nad lähevad ise või siis karjused juhivad nad laagrist eemale, nad saaksid siis ümbruskonna karjamaadel samblikud süüa ja toituda ja puhata. Ja nüüd on üks teine olukord, kus siis jällegi on näha, tagant hakkavad põhjapõdrad tulema. Ja põnev on see, et kui see kari jõuab siis laagri juurde, siis enamus perekondadel, kellel rohkem, kellel vähem, on olemas nende oma lemmikpõdrad. Need on põdrad, kel on inimesed üles kasvatanud seetõttu, et nad on vasikast teatud vanuses vasikana oma emast ilma jäänud ja ilma inimese abita võib-olla nad ei oleks nagu hakkama saanud. Ja need on siis need põhjapõdrad, kes inimest nagu väga ei karda. Põhjapõder on ikkagi ka need kodustatud põhjapõdrad on ikkagi siuksed nagu metsikud või poolmetsikud loomad, ega nad nagu inimest väga ei usalda, sest inimene tahab nad kinni püüda, saani ette, panna rasket tööd tegema. Aga need naukad, nagu nenetsi keeles nimetatakse, ehk sellised orgpõdrad või lemmikpõdrad on siis need, kes tulevad oma kunagiste perede juurde ja siin on üks lõik sellest ka.
Ikut aku mana?
Onko jää sitten vielä? Monta löytyy vähän. Täytyy vaikka ihan kummaisen niissä. No kuitenkin vielä on siellä. Mä menen voi. Ada nih. Metsä on hewan itu. Kenapa bisa apa?
nagu näete, seal taga on juba kogunenud põdrad ja see suhteliselt nagu jõhker kohtlemine praegu, noh, see tähendas tegelikult looma taltsutamist. Et nad peavad õppima sinna aedikusse minema ja need, kes on nagu ära välja õpetatud, need lähevad ise rahulikult oma koha peale, ootavad, kuni inimesed tulevad nende sekka valima, kas neid valitakse sinna sel päeval saani ette või mitte. Aga nägite, sellel põhjapõdral oli 2 sellist puidustarki kaela ümber just sellepärast, et ta ei saaks nii kiiresti joosta ja tegelikult, kui nad on välja õppinud, siis piisab sellest, et karjutakse, vehitakse kätega, nad teavad, nüüd on aeg sinna aedikusse minna. Aga noh, see võtab omajagu aega, neid tuleb nagu pidevalt õpetada. Nii aedikusse minema kui ka narta ees käima. Noh, ka Eestis ju samamoodi hobuseid ju taltsutatakse või taltsutati ja nii edasi. Et ja kui nad on aedikus või läinud sinna, see aedik tehakse, nartade vahele pannakse toikad ja nende külge kinnitatakse vanad kalavõrgud ja siis naised eestpoolt selle aediku siis nööriga sulgevad ja siis minnakse sinna inimesed, nii mehed kui naised lähevad sinna siis omale põhjapõtru valima, oleneb sellest, milline on nende see ülesanne, kas minna lähedale puid tooma või karjavalvesse või hoopis rännata, siis tuleb valida väga palju põtru välja või ka külla sõita. Et ma tahtsingi nüüd näidata ühte, mida mehed teevad, üks väike lühikene lõik, et kui nüüd põdrad on ette rakendatud, siis noh, siin on näha narta ette rakendatud, et siis nad, üks kohustus on neil siis poegimise ajal, kui mina seda filmi tegin kevadel, siis põhjapõdrad poegisid, on just hoolitseda selle eest, et vasikad ei jääks karjast maha, nad emadest lahku ei lähe, sest kui nad on väga väikesed äsja sündinud, siis nad üksi isegi inimeste abiga ellu ei jää, et on teatud aega vaja ema piima ja muidugi karjuste huvides on see, et mida suurem on juurdekasv karjal, seda tulemuslikum on nende töö, seda vähem on neid kadusi. Aga noh, paratamatult päris palju vasikaid saab ka hukka. Ja sellepärast on vaja teha kõik selleks, et need vasikad liiguksid karjaga järgi. Samal ajal peavad ka kari ja brigaad või see rändav üksus siis pidevalt edasi liikuma. Nii et see tempo on pidevalt peal ja noh, kevadeti on kiire ka sellepärast, et jõuaks suurematest jõgedest enne jääminekut üle minna mööda jääd siis.
来牵手，来牵手。哎，我们走。我们的。한쪽만 한쪽. 내가. 이건 안 되는. 야다니. 어른다면 떨어뜨려 나간다. 안 들어가 왔다. 뭐라? see oli siis viimased 3 minutit 30-minutilisest filmist, mis siis räägib sellestki, kuidas mehed ja poisid käivad neid vasikaid edasi ajamas karja järel. Ja kuidas nad seal teed joovad ja niisama lobajuttu räägivad. Ja väike lõik ka sellest, kuidas, mis tööd naised teevad pärast lisaks sellele, et nemad on need, kes süüa teevad, püstkoda korras hoiavad ja nahku töötlevad ja õmblevad ja nii edasi. Siin on see, kuidas nad käivad puude järgi. Блин. Ой. Нужна сила и сноровка. Ой, маленькая.
Korjan monte. Tässä kiepeäkö se kosen? Antra hina kumar, hana wala hana. Hello, hello. Kumba iskere. Harus turun dulu yang keluar itu. Kendara, unar itu. ja noh, ma kogu aeg ei filminud, sest noh, ma olin ise seal puid toomas. Nii et ma pidin oma saani ka neid oksi täis laduma, aga siin filmis on päris hea näha, kuidas mingid, noh, isegi mingid kombed, traditsioonid või mingid töövõtted võivad ühe grupi piires nii erineda, et kui Katka, Katka ema, kelle need väiksed lapsed olid kaasas, võttis sealt pealmised otsad ainult, siis Marina ema, tema nagu kaevas, lõpuks ta oli vist ikkagi üle pea see lumi ja sai päris suured, peaaegu maapinna juurest need suured vajujändrikud tüved kätte. Aga noh, nad on ikka sellised. Ja sellega kütta ahju, noh, see on võib-olla kahe korra jagu küttematerjali ainult. Ja ma lõpetuseks näitan, sest vist aeg on juba sealmaal, näitan siis seda ka, et kuidas nad rändavad. Ma seda ei näita, kuidas nad laagri maha võtavad, aga lihtsalt kuidas nad liiguvad ja kuidas nad pärast selle uues kohas jälle püsti panevad, et see on ka 70-minutine film, aga siis näitan vist viimast 10-15 minutit, vaata.
Raikui. Oi, Raikui. Raikui. Patrikan log litte. Bener mah log litte. Anda punya santai orang. Kamu ada? Hat sana hoya. Oh ini, ini mungkin. Hat kaçtı. Sini be. Adar diyor kandı. Я уже пьет сильно. Не пошли. Пусть завязаны. Так, Андрей, пошел вон. Выкинуть его надо. Да куда? Ну, мама, блядь. И он материт, так, мудря. И он достал. Блядь, видишь, тебя пьет. Я его даже боюсь. Деда, блядь. Не пускай! Ты, блядь. Монтай. Вот так вот поехал. Вон. Bicara. Patrikan ke? Ini kan bisa. Kamu gini berway. Ya. Ye. Patrikawa. Aha. Zачем рудядан, зачем здесь хамда? Хоран по хорум да. Jajar horat logli mana ngadu ko. Anma jalbinan dari hubnar. Kamu yang hubnar mau ngadu ni.
Ultramer. Pasra. Kulturi kan mah, gua nggak pasti. Dia bener, dia yang ntar. Bukan nak cepat ini bayar, paham dan ini gini. Ya, waktu ini saja bayar apa ni? Itu kan bener, ya karena nggak guna ya. Pasal tu saya nak kumpul ni paham ni. Hero, poi ke baterai kan dia ni. Agar mana aku bandanya aku bayar. Nak saya gua ni nggak bayar, kono. Pilih yang dia itu. Oh, ada peset. Ini aku beri kau, kono di kan mah jauh baru, oh ini enggak ni pun. Kalau orang masuk ya, ini aku kono. Ah, aku kemarin kamu le. Kemarin kamu. Hada mesti kau hati, hada tu iya. Himahe. Пить хотела. Я тоже пить хотела. А я пить хотела. Мама, мне в коллекторе подошла. Serius А? Serius nunggu. Pun bandam ini. Я пить хотела. Hero banda. Terus rumah. Mga taruh tu juga macam. Hangga taruh tu juga. Hangga taruh tu juga. mõned sellised näited nende igapäevaelust 1999. aastal. praegu arvatavasti on kõigil käes need nutitelefonid, vaadatakse mingeid allalaetud filme. Ma just kohtasin ühe oma vana sõbraga, Neenetsiga, pidime seda tegema ühel neutraalse riigi territooriumil, kuhu tema sai minna ja mina sain minna.
ja tema näitas ka fotosi sellest ja ka filmi lõikimist on ise telefoniga filminud. Et kuidas praegu see olukord välja näeb, et nüüd kui tol ajal 99. aastal see vetsus käimine oli suur ettevõtmine, sest lage tundra oli ikkagi viisakas naistel eriti leida mingisugune siukene natukene varjav küngas ja mõnikord tuli ikkagi päris pikalt jalutada, et natukenegi privaatsust saada. Et siis nüüd praegu pidid naised sõitma Yamaha mootorsaanidega vetsu, et samamoodi käiakse kuskil varjatumas kohas, aga nüüd saab kaugemale minna ja rahulikumalt seal oma asja teha. Ja tegelikult ka nüüd vähemalt, mitte kõik kindlasti, aga päris paljud need rändkarjakasvatajate rühmad, brigaadid, on nad siis mingi asutusemad või erakasvatajad, nad pidid nüüd rändama juba ka mootorsaanidega. Et seotakse nartad üksteise, need varustusega nartad üksteise taha suhteliselt jäigalt kinni või niimoodi. Ja siis mootorsaan eest võib viia terve selle voori minema. Nii et põhjapõtru enam nii palju vaja ei ole, ei lähe. Ja ma olen ka lugenud, et see on ka tegelikult teatud kohanemine ka igasuguste kliimamuutustega, kui keegi on kuulnud, siis seal on mitmel aastal olnud suured katastroofid põhjapõdra kasvatajate jaoks selle näol, et on välja sulanud igikeltsast talletunud Siberi katku mingid sisaldavad loomade jäänused ja on olnud põtrades katkuepideemiad. Ja nii edasi, nii et tegelikult ka, et praegu see viis näiteks mootorsaane kasutada kompenseerib ka seda, kui sul lihtsalt pole nii palju transpordiloomi enam võtta. Ja see ülekarjatamise probleem, et loomad on kõhnad ja ei jaksa, et see oli juba tol ajal, et lihtsalt seal on hästi palju põhjapõtru, hästi palju inimesi elab tundras ja see on siiamaani niimoodi. Aga ma ei tea, võib-olla ka mõned küsimused. Ja, aitäh sulle, Liivo. Teeme ühe aplausi. Aga enne kui ma annaksin võib-olla sõna küsimusteks, et võib-olla paar niisugust, et äkki sa natukene räägiksid, et miks nad niimoodi rändavad, need põhjapõdrad ja üldse see põhjapõdra tähendus siis neenetsitele, et mis need rändama paneb ja see tähendus, miks see nii oluline on see? Inimesed rändavad sellepärast, et põhjapõdrad rändavad. Ka metsik põhjapõder, kelle seast siis kinni püütud loomad kunagi juba üle 1000 aasta tagasi esimesed ka kodustati seal, rändavad. Neil on omad, ühesõnaga talvel ollakse põhjas ka paljuski sellepärast, et seal on tuulisemad olud, mis kaitseb siis põhjapõtru sääskede eest, parmude eest ja meile tundub, mis see sääsk ikka teeb, aga see on päris see võib olla päris ohtlik põhjapõdra karjale. Et kui ikkagi, et põhjapõdrad võivad lihtsalt ka hakata jooksma vastu tuult, et sääskedest vabaneda ja inimesed võivad oma karjadest ilma jääda, et selles suhtes on vajalik ka pidev karjavalve. Nii et erinevalt näiteks saamidest, kellel on siukene tänapäeva Skandinaavias on selline rancho tüüpi karjakasvatus, et kus on ka aedikutes suurte tarastatud territooriumitel põhjapõdrad vabalt laiali, elavad seal omaette ja siis vist ka vähemalt paljudes kohtades ka neid lihaks lihtsalt lastakse nagu jahiloomi maha. Siis neenetsi põhjapõdra kasvatus, kus on ka hästi suured karjad, ühel rühmal võib olla seal mitu tuhat looma, et siis seal peab inimene kogu aeg juures olema, nii et mehed töötavad 24 tunniste vahetustega. Ja kuna loom rändab selles, et liikuda põhja ja lõuna vahelt, sest jälle lõunas kaitseb selle külma tuule eest mets, sääski siis ei ole ja seal on ka hästi palju paksem
ja rammus on selline sambliku kiht, kus siis võtradel on lihtsam korralikult süüa saada, sest nad väikse, vähem nii-öelda kaevama lumelt seda samlikut välja, et ta saab selle ühest august nagu suurema noosi vajaminevat toitu. Ja noh, inimesed lihtsalt on koos loomadega rändama hakanud, et nad ära kodustanud enda huvides tööle pannud nii transpordi kui lihaloomadena, kui ka nahaloomadena, et siis peavad inimesed siis põhjapõdra eluga kohanema selles mõttes ja rändama ja neid siis valvama sellepärast, et nad ära jookseks ja väga suur oht on see, et kui neid ei kontrollita, nad ühinevad mõne teise karjaga ja siis on neid väga raske sealt oma loomi kätte saada. Nii et kas metsikute põhjapõtradega, mida on küll Jamali poolsaarel ainult seal põhjaosas säilinud või siis teiste brigaadide või teiste rändurite rühmade karjadega. Et noh. Siis nad realiseerivad. Ja no muidugi, kuna konkreetne see 7. brigaad oli sel ajal nii-öelda sofoosi osa, siis nende ülesanne oli sofoosi karjatada, mis oli kunagi kollektiveerimise käigus siis inimestelt ära võetud. Ja nemad pidid siis iga sügis andma teatud hulga loomi viima tapamajja, et see sama juurdekasv siis nende uute vasikate näol siis need ära tapetud loomad nagu kompenseeris. Ja noh, see on see majanduslik põhjus, miks nad üldse tegelevad sellega, et nad elatuvad sellest põhjapõdra karja juurde kasvust. Saavad siis teatud hulga loomi ära süüa ja nende nahkadest endale rõiva tõmmelda või püstkoja katted ja nii edasi. Nii, aga äkki siis annaks saali siis nüüd sõna või küsimusteks? Küsin, kuidas neid ilusaid kasukaid õmmeldakse? Ei näinud ju ühtegi õmblusmasinat seal. Ja nad õmblevad, need on ikka käsitsi ja kasutatakse niidiks kõõluseid. Ja siis noh, siin oli jah üks film, mul õmblusest ei ole küll, ei õnnestunud ilmselt, sest seda ei tehta kogu aeg, on ju. Või siis mul ei õnnestunud seda filmida mingil põhjusel. Aga noh, kõigepealt tuleb see nahk, mis on loomalt ära võetud, tuleb ära töödelda ja seda noh, seal kõigepealt mingi teejääkide ja siis ka uriiniga teda töödeldakse ja siis kaabitsaga võetakse see kiht maha, nii et ta muutub päris pehmeks. Ja siis seda õmmeldakse ja need on hästi ilusad rõivad neil, hästi kaunid selles mõttes, et seal on tavaliselt on mingid põhjapõdra sarve motiiviga mustrid, kus siis on vastamisi niimoodi tume ja helenahk ja moodustavad sellised ilusad mustrid. Naiste omad on hästi ilusad, hästi soojad, sest nad on kahest nahakihist. Nii seespool on karv kui väljapool on karv, need on hästi paksud ja soojad ja tegelikult neid kasutatakse magamiseks. Need on nii-öelda tekid, mille all magatakse. Just uuemate kasukate all, vanematega töötatakse ja magamisel ka on jalas need samad kõrged säärsaapad, mis meestel kui naistel ulatub peaaegu siia kuvemini välja ja mis on ka kahest põhjapõdra naha kihist tehtud. Ja veel tegelikult nii sisemise saapa kui välise saapa vahel on põhja all on veel siuksed hein, kuivatatud hein, et oleks soe. Ja need on tõesti hästi soojad, et muidu seal ma ei kujutaks ette, kuidas see nagu üldse ellu jääd, ükskõik kui moodne ja kallis varustus sul oleks, sest püstkojas ka talvel, noh mina olin seal talvel ja ega keegi ei kütta, noh magad hommikul ärkad, jääpurikas on hingeaurus tekkinud see pea kohale ja sees on -20. Ja siis ja noh muidugi pereema kohe püüdis ära kasutada naiivset ja abivalmist välismaalast, et see kupatada hommikul esimesena siis voodist välja ja et see paneks ahju kütta, et siis see pursuika või see raudahi nagu päris kiiresti kütab selle püstkoja soojaks.
aga seal ikka linnad ja külad on ka kui suured või väiksed need on? No selles suhtes Jarssalee on selle Jamali nagu rajooni administratsioonikeskuse. See on nüüd palju suuremaks läinud, enne oli nad ikkagi suhteliselt siuksed väikesed ja põhiline suur linn on Salehard, mis on küll nagu seal mitte poolsaare peal, aga polaarjoone peal seal läheb. Salehard on 50 000 umbes, natuke vähem. Ja siis ta oli, kui mina käisin, siis esimestel 9 aastast oli ikkagi kõik puidust, ka Salehardis oli veel puidust teed ja kõnniteed ja majad. Praegu on kõik muidugi betoonist ja uhked hooned ja nii edasi, et selle loodusliku või maagaasi rahadega ehitatud. Aga seal taga oli küsimus, Ma mõtlen nii-öelda selliseks natuke ajalooliselt, niimoodi oma aruga, et kuivõrd, ütleme, kui nad seal metsa vahele põdravad talvel, et kas nad ka puude otsas samblikke söövad? Sest mul omal siin Eestimaal võttis märtskitsed tegid langetatud puu kohe samblikest tühjaks. Kas selle kohta nagu on midagi teavet? Seda ma ei oska küll. Aga seal ei ole puid. Ei, metsatundras. Ja. Ma ei tea, ma seda ei oska öelda, sest ma olen ise seal hästi vähe olnud 91. aastal, siis nagu oli seal nii palju muud vaadata kui seda, et kas nad just puu otsas samblikuid söövad. Saamide puhul küll põhjapõdrad on jah, metsades on see eriline veel niisugune samblik. Ma arvan, ju nad siis söövad selles suhtes, et kui kuskil mujal söövad, siis eks seal ka. Ja teine asi nüüd seoses sellega, et kui ma vaatasin seda puude raiumist või näite vaevakaskede ja pajude raiumist seal, siis mul tekkis selline mõte, et kas ei ole nüüd äkki nii-öelda inimese üleasustuse või põtrade üleasustuse tulemus ka, et algselt võib-olla olid nad natuke seal lõuna pool, et tõesti, eks ole, talvel olid rahulikult seal, kui oli seda kütet ja muud natuke rohkem vaja, olid seal metsatundras ja siis sääsepõrgu ajal paar kuud, siis selleks nad rändasid sinna lagedusse tundrasse, et kas see ei ole see nii-öelda tundrasse rändamine ei ole neil muutunud pikemaks nüüd, ütleme, viimase sajandiga või? No, selles suhtes, et seal on see rändamine, ütleme need, mis sovhoosibrigaadid on, need on suhteliselt reglementeeritud, neil on kindlad rändekoridorid, neil on omad ajad, sest see on päris kitsas ala ja tegelikult nad rändavad kogu aeg, nad ei ole nii, et nad on paiksed kõige rohkem just talvel, kui nad on seal metsatundras, kus siis ja mitte kõik brigaadid ei lähe üldse üle Obi lahe lõuna poole, et osad jäävad sinna Jamali poolsaare lõuna ossa, nii et nagu mandri peale ei lähe, aga see rändamine, sest üleval on näiteks on teine sovhoos või ajaloolised sovhoos, nad minu siiamaani räägivad sovhoosis, kuigi need on mingi munitsipaalettevõtted ametlikult midagi taolist. Ja nemad rändavad ida-lääne suunalt või nagu diagonaalis nad üldse ei tule, et see on ka, ütleme, mingi ka sovhoosi kolhoosi korral kujunenud niimoodi välja, et kõik ei rända. Aga selle Jarssalee sovhoosi omad jah, et need rändavad siis nagu siin kaardi peal oli näha, rändavad päris pikalt siis praktiliselt põhjast Karamere äärest kuni siis mandrini välja, et Nadõmmi lähedani välja seal. Seal ütleme 19. sajandi keskel oli ka selline pikk rändamine teil. Ja tegelikult on niimoodi, et see suure muutus Niinitsi põhjapõdra kasvatuses toimus, täpselt ei tea, aga umbes võib-olla 300 aastat tagasi, kus siis nad läksid üle sellisele suurearvulisele põhjapõdra kasvatud, hästi suured karjad tekkisid, et see on see Neenetsi tüüpi põhjapõdra kasvatus, mida näiteks on ka Ičma komid üle võtnud ja väga edukalt, et varem olid ikkagi need karjad väiksed, põhiline sissetulek või elatus tegelikult ei olnud mitte nii-öelda lihaloomade kasvatamisest,
vaid jahipidamisest, kalapüügist ja ka metsikute põhjapõtrade küttimine oli sealhulgas. Nii et siis olid põhjapõdrad peamiselt nagu transpordiloomad. Midagi sarnast umbes on nagu lõuna pool on seal obi keskjooksul hantide juures ja metsanäride juures, kus põhjapõdrad on, aga juba 100-pealine kari on juba suur kari. Et selles suhtes on need erinevad, aga jah, et neenetsitel on see nõndanimetatud neenetsi tüüpi põhjapõdra kasvatus on juba vähemalt 300 aastat on selline mastaapne, nagu te siin nägite, et kus tõesti on suured karjad, suured brigaadid, see suur kari võib olla ka ühe pere käes. Näiteks erakarja kasvatajad võib olla neil võib-olla 3-4 tuhat looma ja siis vennad näiteks oma peredega ühiselt siis selle karja eest hoolitsevad. Nii, aga nüüd on sellega nüüd tänane Hõimuklubi läbi. Teeme nüüd suur aplausi veel kord Liivole. Anname Fennugria poolt sulle üle hulk kingitusi ja teile ma ütlen aitäh tulemast.